tere, täna räägime siis pitsi lõpetamisest, et mul on padjal üks pits, millele ma sooviksin siis teha võimalikult ilusat äärt. Sobib see sellisel puhul, kui me ei õmble pitsi otsi kuskile äärte vahele, näiteks padjavööril, või siis kui meil on väga täpne mõõt ja me oleme teinud tilukäterätiku otsa või midagi sellist. Et soovitan alustada selle pitsi siis nii-öelda lõpetamist väljapoolselt äärelt, et minul on väljapoolne äär siinpool ja töövõtted on siis järgmised. Võtan kõige välimise paari, et eelnevalt olen ma välja võtnud siit suurem osa nõelu, et need ei segaks, sest need paarid, mis mul üle jäävad, need ma viskan siis üle padja sinna allapoole ja sellest tulenevalt siis juhtub see, et pärast võivad need niidid sinna taha kinni jääda. Et suurendan natuke siit vaatepilti, võtan kõige välimise paari ja teen siis 1, 2, 3 ja 4 linalööki 4 paarist siis läbi. Ja selle, mis tuli 4 paarist läbi, selle ma siis viskan padjas siit üle ja see jääb nüüd ootama. Ja nüüd ma võtan uue kõige välimise ja jälle läheb linalöögiga 1, 2, 3 ja 4 ja jälle on mul see 4. paar tehtud, viskan selle jälle siit üle ja võtan jälle kõige välimise. Et siia äärde jääb siis linalöökidega äär, et kui me juba pitsi alustame ja plaanime sellise tõesti ilusa lõpetamise, kus ei ole sõlmi, siis on mõistlik alustada linalöögist äärega, et mõlemad ääred oleksid siis puhtad ja ühesuguse tihedusega. Ja jälle 1, 2, 3 ja 4. Ja nii kaua siis tuleb seda teha, kui kõik paarid on läbi käidud. 1, 2, 3 ja 4. Et sealt, kus see viimane paar on juurde võetud, et sealt kohast siis läheb läbi ka see üleliigseks muutunud paar ja jälle 1, 2, 3 ja 4. Ja jälle 1, 2, 3 ja 4. Nüüd jälle uus paar. 1, 2, 3 ja 4. Nüüd ma panen vahepeal kinni, teen rea lõpuni ja siis ma saan juba edasi
nüüd hakkab siis pulgad läbi saama, et siit oli 4 ja jäänud on mul viimane paar. Veel 1, 2, 3 ja 4. Ja tõtt-öelda selleks, et neid pulki siia liiga palju ei jääks, teen ma ühe 3 siia otsa, sest siis on mul hiljem natukene vähem. 1, 2 ja 3 linalööki. Nii, ülejäänud paarid on siis sellised, mida enam üksteisest läbi niblata linalöökidega ei ole mõtet, sest see äär ei jää väga ilus. Et nüüd on mitu varianti. Üks variant on teha siia palmik. 1, 2 ja tulebki pats. Aga minule endale meeldib, palmik tuleb selline pehme ja võib hargnema hakata. Aga minule endale meeldib siis teha siia sellist väikest ussikest, kus ma siis nii-öelda sämppistega võtan ühe pulga ja ülejäänud siis tulevad siia ühte punti ja siis üks pulk on mul käes ja siis ma teen umbes 10 sellist või 1 sentimeetri jagu sellist sabakest siia, et see sabak hoiab neid ülejäänusid hästi tihedalt koos ja nad ei lähe hargnema, sest ega meil siin muud hirmu ei ole, et ikka see, et läheb hargnema ja ongi kõik jälle katki. Et tavaliselt jah, niplispitsiga ikkagi ta väga kergelt hargnema ei lähe. See ei tähenda seda, et meil hirmu selle vastu ei ole. Tulevad siia siis sellised sämbud üksteise kõrvale sentimeetri jagu ja aitab vast küll. Olen neid siia teinud ka, et mida jämedam niit, seda rohkem tuleb neid sämpusid, eks ju, teha pikemalt, sest arv on oluline, et ta kinnituks. Ja siis ma võingi siit juba ära lõigata need ülejäänud pulgad. See, millega ma tegin sämpusid, selle ma jätan siia tegelikult pikemaks selle niidi. Võin selle ka siit maha lõigata, sest selle otsa, mis mul siit nüüd jääb, sellega ma saan hiljem selle otsakese siia siis jälle külge õmmelda. Ja nüüd tahaks maha lõigata, eks ju, ka need paarid, mis on siit üle nüüd visatud. Et selleks ma siis võtan siit vahepealt kõik nõelad ära. Et miks mul need nõelad enne sees olid, nad olid sees sellepärast, et mul oli vaja pingutada neid paare kuskil, et oleks tugipunkt. Et nüüd mul siis enam seda vaja ei ole, neid nõelu. Ja siit ma siis võtan ära. Jätan äärepealsed siit praegu ja jälle kõige teravamad käärid, mis mul on. Ja nüüd ma tõepoolest lõikan hästi ettevaatlikult siit võimalikult pitsi lähedalt need paarid maha. Nii lähedalt, kui ma julgen. Samas pean ma jälgima seda, et ei lõikaks ju pitsi katki, eks ju. Et need pulgad on mul küllalt rasked seal taga. Et kui nad kolisevad hakkavad, siis te teate, et pulgad kukkusid maha. Et siit ma siis tasakesi lõikan neid hästi ettevaatlikult, et ei juhtuks õnnetust. Nii, pulgad on tõesti rasked. Jõuad seda pitsi äärt tahapoole, aga mina tahaks, et ta siin ees oleks. Et mul oleks ikkagi hästi nähtav ja et ei juhtuks õnnetust. Nii. Siit lõikan siis ettevaatlikult nad maha. Viimase kui ühe. Sest nad on mul siia ääre vahele ilusti ära kinnitatud ja hargnema ei hakka. Et siin lõpus siis üle sabakese jätan alles. Sabakest ei puutu.
ja ülejäänud siis saan siit nurga pealt ära lõigata. Et oleks nii. Ja nüüd see äär, et äär on siis hetkel veel viimistlemata, et padja pool on siis parem pool ja see, mis siin väljapool on vahem pool. Et nüüd ma panen siis jälle video kinni ja natukese aja pärast siis vaatame koos. Tegelikult võin ma ju teiega koos võtta selle pitsi siit padja pealt maha. Täiesti. Ja siis saamegi koos vaadata, milline tuli parem pool. See on siis selline väike pitsinäidis mul siin padja peal. Et mitte nüüd väga suur. Selle võrra läheb mahavõtmine jälle kiiresti. Nii. Ja parem pool siis sellest pitsist selline tugeva äärega, mis ei hargne, mis tõepoolest on ka pestav. Et siis ma vaatan, et mul on siin veel mingi sabakene, mis mulle ei meeldi. Ja see pool, mis siin, see pool läheb siis pitsist kangaäärte kinnitamiseks, et siit ma saan siis selle sabakese murda siia taha ja peitada ära ja see on siis pitsi lõpetamine selline puhas, korrektne ja ilma sõlmedeta. Soovitan seda kasutada.